No nii. Mis siis veel? Selles episoodis rääkisime me sellest, kuidas haridus hakkas Ameerikast. Sealt nagu... Ajalugu hakkas kõik sealt. Ajalugu algas aastal 1700, enne seda põhimõtteliselt ei olegi olnud maailmat. Me tegime selle kindlaks. Aga elasid palju targemad inimesed. Ja, aga näiteks 4000 aastat tagasi on räägitud, et väga targad inimesed elasid targemad kui meie isegi. Ja siis põhimõtteliselt veel oli seda, et kui siin naisel veel hakkavad nagu natuke häält tõstma, siis meie ühiskond variseb kokku. Nagu Vana-Roomas oli. Nii on olnud. Ja. Nii jääb. Ma muidugi natukene lamedat maad puudutasime. Lihtsalt nagu selles Põgusalt. Lihtsalt nagu selles mõttes, et mida vittu vaata. Mis ta siis on? Ja, et nagu mis see kera on ka nagu on nagu on vaata. Sõõrik. Ja. No selles suhtes me mingi gloobused katki hakanud tegema päris veel. Seda võib olla järgmise osas. Aga nagu koolidest me viiks need minema. Koolid hakkasid 100 aastat tagasi pihta. Nii on. No enne seda oli nagu mõis. Hakkab uuesti. Mayday, Mayday, I think I'm leaving my heyday. Had 3 threesomes every aura, that shit was so crazy. Waking up in Vegas with no money, doing the nay-nay. My girl from the valley in Cali thinks she's a daily. She's talking foo-foo for gazing. Now we out in the bay. Oh, type my nigga from Open Locksmith, Kalani, and Dave. Yo, in Atlanta. Take a Zanny and lay. I'm with my wave driving bedside, but from Brixton Estate. I'm loving my mother, sister more than I love myself. I was never one of these brothers who's destined for well. I complicated quantum physics, doing well for myself. Because mama, I'ma make you proud. People I love, the people I love. I'ma hustle hard for the people I love. I'ma do me for the people I love. The people I love, the people. Press play, fast forward, non-stop, we have a beaten path before us. Press play, fast forward, non-stop, we have a beaten path before us. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love? If unconditional love from your friends and family is at a minimal, then half the shit I said on the first verse is immaterial. The fact that I am still alive is like a miracle. This is for my niggas getting by. Motherfuck it, I know what it is. You dedicated your whole life. Aga kõikidele ei saagi meeldida. Kui me meeldiks kõigile, siis me ei tekitaks mitte mingit emotsiooni ja siis nagu see oleks omakorda halb. Maallame. Ja sellest me võime rääkida küll. Nagu mina otseselt ei usu, et see lame on, ja? Aga see kera jutt on ka veits kahtlane. No lame, aga kera kindlalt ei ole. Ei no vaatame räägin sulle ühe loo. Vaatame fakte. Olgem ausad. Vaatame probleemile otsa. Jaa. Olen siis Helsingi kohvikus vapian. Suvine päev. Mis see võis olla? Kella 1-2 vahel. 9. märts raiski. Brunch, vaata. Istun seal ja taevas oli selge. Mere ääres. Mere ääres. Juhtumise on ka mere ääres. Ja mis ma seal istun, mõtlen oma mõtteid ja vaata, mis täpikes. Kaugel on mingi täpik. Aga see ei ole täpik. See ei ole täpik. See on mingi torn. Nii huiessi teletorni. Minu oma teletorn. Mis asja? Soomes olen ju. Nii kaugelt. Ma küll ei usu, et näha saab. Aga ma nägin. Mis asja? Ei, aga kui sa arvutad ju kuradi selle kumeruse välja vaata. Siis ei näe või? Siis ei näe ju. Nii et... Mina nägin. Sa tegid pilti ka tegelikult, jah? Ja. Ma olen näinud seda. Debunked. Ma olen näinud seda. Üks teine tegi ka pilti. Samamoodi nägi reis. Ma nägin. See on juba, see on juba eos kahtlane, vaata. Mis asja, vaata. Ja siis,
lähme sügavamale, onju. Detailidesse. Lähme sügavamale, onju. See kuu peal käimine. No mis nali see on? Kellele te valetate? Nagu Hando Tõnumaa ütleb, siis see on ju lasteaia tase. See on lasteaia tase. Ja nii on. Mis asja me teeme nagu? Ei no, jah. Nagu see video kuu sellest. Esiteks see, et sa livestreamis. Livestreamis, mis asja? Kuidas? Kuu pealt. Ma teen FaceTime'i nii, et pikslid on näos, lihtsalt neil on flawless lihtsalt 25 FPS-i, 0 interruption'it. Putsi. Mis maailmas? Jah. Mitte meie omas. Ja siis nagu see kuu moodul, vaat see on bänger. Ja videopilti ma võin panna mingi pildiga, aga nagu That's the editing I'm gonna do. mis asja, jah, see on see, mis ma teen. Sinna tõmban joone alla. Okei, Ando rääkis ka sellest kuu moodul, siis ta ütleski, mis asja, vaadake, seal on mingi silver teipi on pandud ja mingi pappi ja mingi hõbepaberit, mingi siukest asja. Ja nagu, aga ta võttiski asja nagu naisilt kokku, et vaata, see ongi nendele seal, vaata, kes nagu näevad, vaata, ja nagu mõtlevad veits, vaata, et see ongi neile, et nagu kõik on korras, vaata, et safe, vaata, ärge muretse. Et nagu, hoopis ma olen paska teile. Aga ülejäänud 95% vaata, siis on nagu, et nice. Kusti raisk. Kuradi Seven raisk. Sheeple. See on ka nii haige sõna. Sul on elus 2 varianti. Kas sa oled hunt või lammas? Ja, aga Kusti rääkis mulle mingist laseriteooriast. Kui sa lased mingi laseri kuule, siis... Kas sa vaatasid seda või? Ei. Ma guugeldasin veits, aga nagu... Ma ei süvenen nagu. Siis kuu pinnal on näha seda laserit või? Ei, ta ütles, et see nagu peegeldab tagasi sealt. Et sellepärast, et nagu nad on... Et nad mis sa näedki seda ju? Mida? Mis sa näedki seda sealt ju? Põhimõtteliselt. Kui sealt. Ma ei saa aru, mis sa mõtled? Ma näen seda, mida seal. Seda laserit, ega see tuleb ju täpselt otsa tagasi. Ei nagu, mida? No. Ei, aga see toimib ainult sellepärast, et väidetavalt nad, siis kui nad kuu peal on käinud, siis nad on nagu viinud sinna mingisuguse peegli. Et nagu nad on jätnud mingi peeglit sinna. Ja siis nüüd, kui sa sinna peeglisse sihid, siis see peegeldub tagasi. Ja nagu muidu kuu peal toob just seda tagasi peegeldub, see on mingi tolm. See lihtsalt sulandub sinna või see, mis iganes valgusega juhtub. Kaob ära. Aga muidu on jah, peegel. Siis sa lased sinna otse peeglisse, tagasi sulle. Mis mõtled tagasi üldse? See sul otse ei saa niikuinii tagasi tulla, mis see tuleb nurga alt, siis sa näed seda nurka. Miks sa otse ei saa tagasi tulla? Sa ei ole ju kogu aeg, ma ei usu, et see kuuga saad täpselt siukest nurka, et see põrkab sulle otse tagasi. Ma ei usu, et nad seda reflektorit, neil on ka, me otsime mingi kiibi sisse, me saame ise liigutada seda tõmpuid. See ei ole niimoodi. 90-ndatel. 70-ndatel. Üli ammu läks ju, mis asja, see on ka nii kahtlane, tõmba putsi nahku, me enam ei ole käinud, raha ei ole, mis asja? Mis asja? Kellel ei ole? On ju, NASA, mis asja, need fucking skämmivad nii palju raha ju. Haiged skämmerid, need võtavad iga asja võtta. Ei. Mis see ajate mind siin marru, kurat? Ma tahan teada, mis mu ümber toimub. Jälgi, mis ümber toimub. Jälgige, mis ümber toimub. Ja ma vaatasin ühte intervjuud, seal Juhani Särglep ütles, et jälgige, mis ta ümber toimub. Et hea tsitaat. Mis ta ei ole? Seejuures ma olen kuulnud ta venda ka seda ütlemas, et see ongi vist... Kes ta vend on? Joonas Särglep. Ei tea. Ta vist tegi ka mingit seda värki. See... YouTube'i. Miinus miljon? Jaa. Oli jah, vist. Või, see oli ta vend. Jaa. Ei, ta ei olegi see nagu väga... Äkki ta väga äkki venda. Midagi teha. Teeme joone alla. Joonas, ma seda ei vaata. Seda ei saa saata. Ei, Joonas, saad ka tubli. Obviously, ja sul on see... Sul Karlist rohkem subscriberid.
jaa, ma vaatasin ka enne. tänase päeva seisuga. 13 oli rohkem, ma täpselt vaatasin. Just enne salvestust ka. Aga tahaksingi, et oma fännidele öelda, et likeige ja subscribe'ige. jaa. Ja ei, kui ma lõpuks selle TikToki armee endal Nokugäng. #Nokugängi saadan sinu channelile. Enda channelile, siis täitsa puhvis, noh. Puhvis. Joonas kiiresti tissid pepud nokudena. Pekki üll. Kurjam. Ei no, jaa, õuaga ja #, ma olen TikTokis kuulus ja fucking 2500 followeri ausalt nagu põhimõtteliselt. Eesti ajalist. Kui sa lähed suvalisse 5. klassi, siis üks vend teab mind nagu 100%. 100%. Nagu no doubt. No. Ja teate mis või? Suurema tõenäosus tšikka. On sul niimoodi, sa saad vaadata? Jaa, analüütikus ütleb, et 65% on naised, kes mind vaatavad, või noh, tüdrukud. Naised, noored neiud. Ei no ülikõva, et Eestis on age of consent 14, ma saan niimoodi abusima hakata selle TikToki, lihtsalt seal on nagu ainult nagu, mis asja. Praegu on need kuradi elektritõuksid ka veel, lähen kooli ette, vaata peale lotatundi. Kutsun Paula söögi vahetunil välja, me teeme tiiruga pargist tatti, ma annan talle ühe tobi ka heaks, kuradi. et suhteid hoida, vaata. Viemale. Et ta tagasi tuleks, vaata nagu kokiga, aga neil on suitsuga. Muidu võtad peale kokki kaasa, kõik naised on mingi vist teed, vaata. Aga see... Need on tobiga, jah? 14 aastaga vähe lihtsam ja sitaks odavam ka. Kõhvid, rüha. Ja vahel nad isegi ei taha tervet, nad tahavad maffi, vaata. Jah. Sa oled ise lõppunud. Vahel vaata sa nagu... Ostad punast marpsi ka. Siin raudselt bänger. Pakki. Aga neil on vaata seega, nad ei taha, et nagu Tobi Ais näppude külge läheks. Kus sa tead? Vend räägib nagu täitsa nii piinlik. Ei, neil on kindlalt see, ma olen lugenud. Sa pole lugenud! Kus sa ei tea? Sa ei ole lugenud. Meil on kurat andmed. Ei, ausalt ka, sa pole lugenud. Ma lugenud naiste laste kohta palju. Psühholoogia. Redditist. Alati ükskõik kust. Word of mouth. The best. Ja, ei, nagu, sa rikkusid bitti ära, obviously, see on mingi bitt, et ma tean asju, aga nagu, oota, enesekindlalt peab rääkima lihtsalt, vaata, see on usutav. Paad mingi protsendiga juurde, 45% kuradi 2016. aasta esimese kvartali jooksul näitas mulle. Jaa. Ei, sa pead lihtsalt nagu ülimalt uskuma, mida sa räägid ja sul peab mingi väga kindel seisukoht olema alati, mis kõik millest sa räägid. Aga see on nii äärmuslik. Jaa, oota, aga mul see story läks naisilt veel edasi selles suhtes, et nad tahavad, et Tobi Ais jääks näppude külge. Ma olen mul rääkinud, ei, aga tegelikult oli, kui sa olid ise ka noorem, siis ju sa tead, kuidas mingi vennad jäid pasti, vaata niimoodi, et neid nõusutati näppe. Siis neil on see ka, et nad ei taha, et näppude külge jääks Tobi Ais. Ja siis jaa, sa saad nagu ise tal anda. Ise vaata annad sulle puffid. Jaa, nagu niimoodi. Aga siis vahepeal nagu sa paned võits nagu lähemal, siis nagu näpud lähevad huulte pihta. Siis see on nagu ülinais. Paned enda huulte pihta. Jalg. Aga mõned 14-aastased, vaata, need teevad... Kokki. Need ärge kirjutage. Nendega kokku saad, sa pead kooli sisse minema ja peldikust tegema. Kooli järgi minema. Aga mõned, vaata, ei, mõned 14 aastat teed kivi ka juba, vaata. Tibid ka. Tšikid ka. Ja siis nendega see, et mõned pihvid tead. Ja mõndel pihvidel on nii, et teedad kuradi kanžaad ka. Kanžaad. Seda mandivärki. Marihuanat. Pläru.
joint. igatahes vaata, kui see 14-aastased Biffid vaata, kui sa, mõned neist teed kivi ka ja siis Pläru. jah, ja kui sa nendega teed seda Seksivärki. ei, mis see on kuradi, see kui sa paned tobi teistpidi suhu. Shotgun'i teed. Siis vaata, kui sa selle jone nii nagu lühikeseks suitsetad, siis põhimõtteliselt nagu teed nagu shotgun'iga, lähed sujuvalt üle nagu patatti. Lükkad keelega selle. jah. ei no sa kustutad ära selle nagu salaja. Ja siis paned niimoodi tatti, et see on seal suus teil. Rullub ringi. Mõistad? Mis asi see suur? See joint teeb suhu, vaata. Sa ei jõua seda ära, muidu ta saab aru, et midagi on skets, vaata, ta kohe tõmbab tagasi, vaata. Ai kinni, ta on 14 aastat. Mis nussid? Ussa perse. Midagi läks nüüd natuke lappasse. Nüüd on safe. Aga mis teema selle Kreedaga on? Temaga suhtesse läksid. Siuke transformation. Jah. Ma olin noor ja hullik. Pead asju proovima. Ei tea väga, kuidas ja mis kindlad asjad. Jaa. Aga siis, kui sa 14 olid, siis arvasidki, et nagu ülineist oleks suhtesse minna? Ma ei tea, tundus nagu õige asi. Loogiline. Nii tehakse. Nii käiaks. Nii see elu käib. Nii see armastus tuleb. Mis sa siis 14-aastaselt ütlesid? Mis sa rääkisid? Kuidas sa sebisid? 14. See oli... No 15, 8 klassid, 7 võis ka olla. Jah, okei. See oli siuke klassik. Siuke tõmbab patsis põhimõtteliselt. Narrisid teda. Jah. Ja siis ma ei teagi, ma ausalt ei mäleta seda transformationit, kuidas see läks ühes sellest, kuidas me... Lisasid snappi, jah? Ma ei tea, kas siis oli. Siis oli just suht uus, siis minu arust see ikka... Jaa, see oli minu arust üliuus. Peale MSN-i. Tuli Snapchat. Peale Orkutit. No okei, aga siis sa vist ütlesid, et ma armastan sind ka. Ma ei mäleta, reaalselt ma ei mäleta. Mul on nagu mingi hetk... Helistame talle praegu, või? Mul ei olnud numbrit. Palun ära helista. ei, me saame ikka sealt... Kindlasti saaksime. Kindlasti saaks. Kui me tahaksime, kindlasti saaks helistada. ei, nagu räägime asjad sirgeks sinna. Ma ei tea, raisk. Kas on... Okei, järgmine seekord nii peaks ühe kaamera ära võtma siis selles... Aga järgmine kord helistamegi mingitele naistele, kellega me oleme midagi teinud. siis räägimegi, et mis teema oli. oi, ma ei tea kellelegi helistada. ja sul tulevad kõik Agnesele. What's up? aga nagu teine saab teema valida, vaata millest ta räägib. Nagu obviously mitte midagi rõvedat, aga nagu Agnesele sa ütleksid umbes mingi tšau, mis teed, vaata. mis see nädal plaanis on. sest et nagu Agredale vaata sa siis küsiksid, et nagu kas sa ikka armastad mind. Nagu sükest vaata. aga ärme nagu õelaks ka mina, nagu ärme nii tee. Mingid tissid ja nokusid võiks olla. jaa, ei seda kindlalt jah. ja küsimegi mingi, mis poos sulle mingi minu kõige rohkem meeldis. muidu küsimused on cringe'id, aga nagu aga tal on nagu veel ebamugavam teisel pool taru, nii et nagu see on safe, vaata. ma arvan vähemalt. ma loodan. ma mõtlen, kellele ma oleks nagu kõige mugavam helistada. Mamsile. kui on siin ajakirjad seal. Nope. oo jaa, teeme seda ka, please. oma lõpuks lihtsalt. oma lõpuks. ja naerda. siis Mamsi ei ole midagi olnud. siis ei ole. paneb korteri põlema. ma tahtsingi kolida. ma ostan endale hoopis korteri. kaua neid vanu riidid ikka kannan. jaa, kellele ma helistaks? Grigolile raudselt, onju. ma ei tea, selleks, kas sul on see imago. ma helistan sinna sata. kurjalt nagu off the bat. kurjalt? miks sa arvad, et kurjalt? miks mitte? ei, ma arvan ikka nagu, noh, nii ammu, vaata.
äkki nagu mõni võtab asja ka naljaga. ei usu. Naised raisk. mida sa ajad? Parem karta kui kahetseda. Ma ajasin vett peale. Aga tüngakõnes võiks küll teha. Tüngakõned oleks bängerid. Jaa. kui rääkimises ei ole probleem, leiaks mingid paar teemat, olekski mingi no Tinder vaata. Ma mäletan, ma kunagi, kui me väiksed olime Krisiga, siis me vist tegimegi tüngakõnes. Tegime nii, et nagu pitchisite seda hääl. salvestasime mingi audio recordingu ära ja pitchisime alla ja siis oli siuke mehisem hääl, sest me ise olime 12. Ja siis heelium ei oleks olnud usuta. Aga me tegime mingi siukest asja, et minu meelest melistasime, et tervist, et Prismast helistame, kui et teil jäi ostudes tasumata, et palun seadke oma sammud tagasi poodi ja tulge makske ära. Vastasel korral me helistame politseisse, see klausel oli ka raudselt juures, hirmutad kohe. Ja no me oleme politseisse. Sul maksa ära. Mul oli niimoodi Selveris, et ma ise teeninduskassas ei maksnud ära. Vist kuidagi ei, nagu ma maksin, aga võib-olla see läinud läbi, tahtis mingi pinni vaata. Vist tõmbad nahku ei saanud. Kogu aeg, ma olen kuu-kaks läks mööda, kogu aeg panen seda venda partnerkaarti telefoni töötab. Mingi kassas või mingi sinna infosse vaata, ma ei tea, veitsi vaata. Mõtlesin mingi telopaag vaata, Mari oli nagu Mari oli see minu see reaalne telefon, siis minu võtan talt, panen, ikka on sama, mida vaata. Mingi hetk, üks hetk oli see, et Aid järtsed oli, siis mingi tahai, tule ma lähen, tere, mis värk on? Teil on 45 maksmata. Mine puts, kuu lõpp ka ja haigi miinus, täid vaatab, mis ma mingi osta olen, täid. Vana loh poes, ma ostsin vähem asju kindlasti. Täid. Koer see õhtu kodujõust ei saanud. Haklihagi ei saanud, sea kõrvasi. Pai sai. Hernesuppi. Annab kuuma hernesuppi ei anna purki lihtsalt. Ja. Sööb kontsert. Lööd haamriga puruks, vaata. Lükkab klaasikillu teema. Jaa. Mul läks just makaroniroog puruks. Kukkus maha. Siis ma pidin pintsettidega nüüd kilde välja võtma, et seda süüa saaks teha. Aga pärast ikka mõned ei tamba alla. Miks sa seda ära ei saanud? Ei nagu, mis asja, süüa tahad ikka. Ei, ma tahtsin süüa, mul oli täpselt, ma ostsin mingi päevatoidu, vaata, mul oligi makaronidest mingi süskarid vaja seal. Aussis või? Ei, mingi 2 nädalat tagasi. 2 nädalat tagasi, appi kui piinlik. Mis asja, mine telli. Mida ma tellin? Süüa. Jaa, aga seal ei olnud palju klaasikilda, seal ei olnud. Oli! Mingi 2 tükki jamba alla, max. Mis ei tamba alla, ülejäänud läks alla lihtsalt. Ei, ma ikka mälusin korralikult läbi, noh. No isegi läheb alla, mis siis juhtub? Ei ole hea, võib kindlalt midagi võib juhtuda. Tõmbab puruks midagi. Miks ei või? Et jääb soolestikku kinni kuhugi või? No, selle peale ma ei meelda. Sellega papa. Mis siis veel? Selle peale ma ei mõelda. No ma ei viitsinud mõelda, ma tahtsin süüa täna. Miks ei tellinud? Sest ma olin maal. Ja muud midagi ei olnud. No ei, muidugi oleks olnud mingi vinkusid või asja. Noh! Vinkud on parem kui makaroni roog. Ei no, mis By the asja? foul. Mul on süskareid vaja, vinkusid ei ole süskareid. Keeda makarone. Jaa, oleks võinud jah. Ma ei tea. Aga mis asja, ei, aga makaron on mingi hustle, ma tahtsin kiiresti süüa ka saada. Mul oli see... Sa oled ainus inimene, Mul oli see fasting just läbi saamast, kurat. Ma olen see fitnessi vend meil, vaata. Mis eile sõid? See tegi nii edasi. Fitness, Kenzo. Ja ma olen see tüüp. Ja siis... See. Ma loen neid kaloreid. Ma loen neid... Vahepeal ma iga päev ka viitsi. Aga... Selle reaalselt ma ei usu, et sa kaloreid loed. Ma ei ole loenud pikka aega. Jah. Ma olen lihtsalt
ma tean, mis ma pean ära sööma, et saada oma kalorid täis. Ma nagu tean täpselt. Ja see, aga see, kas ma seda söön, see on ometi küsimus. Aga nagu ma, olen teadlik. Kui tihti sa sööd? Mis see tähendab? Nädalast täis selle. Mina mõtleks, et viimase 6 aja jooksul on pooled korrad söönud. Mis ei ole üldse hea. Pointless kind of. Kind of küll. Aga samas ma ei teinud 6 aja jooksul trenni ka väga, sest et need olid kinni vaata. Kodus oleks saanud teha. Ja ei, muidugi oleks saanud mingid asjad, ma lihtsalt ei teinud. Ma mõtlesin, ma ei saanud teha. Võib-olla ütlesin, et kunagi kinni olid. Aga ei, ma oleks saanud teha, aga ma ei teinud lihtsalt, sest mulle viitsin mingi six-packi värskat kogu aeg, mingi seljakotti, ma lihtsalt kükke hakata tegema, mis asju, rõdul ka, oh my god, või seal, seal veranda peal oli veits nice. Aga still nagu, siis karjun nagu masinate ja siukeste, ma ei saanud isegi nagu normaalseid squatte, deadlifte ja nagu rinnalt surumist ja see kõige rohkem tilti, nagu ei tähtsam varjut, alati teed. Neid ei tee, onju. Siis Sangpommidega oleks saanud teha. Ja ma tegin ja seda ja sangpommidega lükkamis ja ülimugav on ja ülihea on teha, onju. Paned riannete peale. Panedki, jah? Aga see jääb mingi nurgal ja siis hakkab fucking lihtsalt nagu squeeze-ima seda mingi konti seal ja ei ole mugav. Jah, ma ütlen ausalt, ei oleks tahtmist rohkem olnud, oleksin ära teinud. Aga tead, ei teinud. Järgmine kord. Järgmine karantiin. Ja samas siis ma hakkasin mõtlema, et kelle jaoks ma seda teen? kui rasvaprotsent üldse alla läheks, oleks ka nice. Siis ma olin siukses veidras limbos. Üks päev tahtsid trenni teha, teine päev tahtsid... Ei, üks päev sain rohkem, teine päev vähem. Ja. Aga selles suhtes ma maintainisin ikka nagu selle, mis mul enne oli, nii et ma ei ole selles suhtes ma ei ole mures üldse. Positiivselt meelestatud. Jaa, absoluutselt. Et uued challenge'id. Jah, selles suhtes 3 kilo läksin kergemaks, aga see on puhtalt probably kreatiini peal. Võib-olla kilo ikka kaotasin, aga see selleks. Kreatiin, see on... Hello, drag. Ja ostsin õuna maitselise. Täispask. Sama maitse või? Ei, õuna maitseline on, mis on sama maitse. Ongi õuna maitse. Jaa, green apple. See. Happukas veits. Jaa. Mis nüüd pask on? Mingis mõttes on nice, aga nagu ma ostsin PCA ka green apple'iga. Seda trennis lürpisevad, see on pask. Aga ei, ma ei tea, mulle meeldib kreatiin lihtsalt, kui sul ei ole maitset, sest et nagu siis lihtsalt sa washid selle down'i ja see on nagu läinud. Veits oli nagu magus ka see green apple'i sees. Või lihtsalt nagu keemiline maitse, vaata see nagu paneks nagu pea valutama kinda, vaata. No on ju, vaata, mõnedki liiga magused. Green apple tule. Kreatiini sees pulbrina. Ei no, tundus nice. Ühe korra mingi Henril vist oli kunagi, see oli bänger. Tal oli mingi siuke, mis vist kihises ka suus. See oleks nice. Jaa. Teda me otsime või? Mis asja? Et iga kord, kui seda Green Apple'i kreatiini oled ostnud, siis eesmärk on olnud saada see kihised või? Esimest korda, kui ma maitse kassin. Aga eesmärk oli saada see kihised või? Ei, kindlasti mitte. Siis ma mõtlesin lihtsalt Green Apple nice äkki. Aga nüüd, kui näeksid seda, ostaks selle ikka? Mille? Green Apple kihise? Ei, kihise või? Näe? Kui see nagu hind ka normaalne on. Aga on kihisev Green Apple'i oma ja kihisev niisama tavaline, miks sa sööd? Nüüd Green Apple'i. See on kihisev tavaline, mis asja. See on täiesti maitsetu ka ja siis on lihtsalt mingi, ma ei tea, joogaseeritud vett. Peale. Ja, põhimõtteliselt jah. Kui hapu see oli?
kui hapu see oli või? 10 paljus Need on need sourcommid, vaata. nii hapu! Jah. Need nagu klaaskommid ja need sourcommid. Need. Mis klaaskommid üldse? Ma ei tea, vaata need mingi toxic waste. Usso. Nägu on perse. Lähme ostame neid. Vabalt jah. Ei, mis asja, ma ei viitsi. Mul mingi 2 päeva on keel ära põlenud, maitset ei tunne. Neid ei saa lõpetada ka. Siis võtad ühe ja sööd pakki ära lihtsalt. Üksinda ei saagi osta neid. Nojah, võib-olla 3 peal ongi mõistlikum siis. Jaa, ongi näis. Söödki 3 tükki. Igas maitsest mingi lemon, vaata. Blueberry. Maitsed on nagu bängerid, aga tule, kui need haiget ei teeks. Laseme vee alt läbi äkki. Tule osta mingit seda barbariss. Moosiga barbariss. See on... see on mingi pulber on sees ka veel. Kus? Seal kommis. Millises? Barbarissis? Toxic waste. Jaa. Põhjas on. Wave 2. Aga see ei ole üldse nii hapu. See on käide magus. Okay. See on siuke hapu. See jutt see on... Kes seda kuul? Ei, mis asja, kõik ei peagi nagu olema kuulatav. Jah. Ja noh, siis räägime, räägime miski muust siis. Räägime. Noh. Mailis Reps, Eesti haridusminister see aasta ütles, et koolid võiksid hakata 15. augustist see suvi. See kooliaasta 2020-2021. Miks? Karantiin oli ja alustame varem siis, et kaotud tasa teha. Aga igal matsil on raudselt ju oli ikkagi mingi töö või mingi tööd, mida pidid ära tegema. Materjal käidi läbi ikka. Ei, koolis olemine kasvatab distsipliini. Koos olemise. Ei, see ütles mingi järgmise argumendi. Noh, aga ei, mis asja. Koolis olemine kasvatab distsipliini. Ei, nagu selles suhtes ma saan, jah, selles suhtes ma olen nõus, et nagu see, et suvevaheaeg 3 kuud on üldse mingi täiesti debiilne ja nagu see ei ole ka, meie kaasakses ühiskonnas ei ole nagu isegi põhjendatud. Vanasti seda tehti just sellepärast, et talvel oli palav. Ei saanud, suvel oli palav, sa ei saanudki ma mingi, kus nad õppisid, mingi saunas enam vähem õppisid. Seal ei olnud mingit venti ega midagi. Mingi 100 aastat tagasi, nii sellest ajast tulnud. Et miks meil 3 kuud on? Suvevaheaeg. Me vajan sitta praegu või? Vennad ei saanud töö. Aga nagu talvedel oli hea soe. Talvedel hoidis seda külma kinni või? Ei no, mis siis kütta see ikka? Ei, aga ühesõnaga, ma arvan, et suvetööd olid suvel nagu. Nojah, mis just süke asi ka olla. Heinategu. Tol. Ei no mina kuulsin, et Ameerika maal oli niimoodi vähemalt lihtsalt. On ju? Üks mingi video, mis ma kunagi olen vaadanud. Vennad käivad 3 klassi koolis, siis peab mingi haigelt tööd tegema. Kui kuradi ruumis on palav, siis kooli ei tule. Veits palav on, jää koju. Ega see ei ole Eesti teema nagu Eestis. No aga see tuli ju, aga et mis enne seda oli? Mis enne seda 3 kuud oli siis 100 aastat tagasi? Siis käidudki koolis. Käid ja kool on olnud kuradi Kreeka ajad, johha ei tea. Siis see lehmikaristokraatide värk. Sul oli mõisas ikka oli nice õppida. Mõisas, mina ei, mis nad tegid seal mõisas. Üldse oli eraõppe mingi, ma ei tea. No põhimõtteliselt oli. Kohe, kui need alustasid sellega, ütlesid 3 kuud on vaheaeg kõigil. Punkt. Koolid loodi sellega, üks vend luges ette 3 kuud, ma ei usu. No praegu öeldi, et meil on haigus, olge kodudes, kõik olid kodudes. Nii et ma nagu üldse imestanud, keegi ütles, et see on nüüd 3 kuud, sest et palav on, siis kõik igal pool. Venemaal Siberis. Ei no, aga kui USA võttis selle vastu suur riik, siis obviously haridus oli nendes riikides kõige esimesena, nemad tegid nii ja siis väiksemad riigid hakkasid lihtsalt kopeerima. Haridus oli USA-s Siberis. Ei no okei, mis asja? No see on putsis, nad türa tõmba nahku. Esimene haridus USA.
ei, ma ütleks siinkohal seda, et esimesel ma ütleks selle peale seda, et on olemas asi nagu ajaloopettus ja selle järgi on nii, et teosed küll viitavad mingitele teostele, mis on oletame mingi 1000 enne Kristust või ma ei tea, millal esimesed mingid teosed ja mingid raamatud on olnud, on jah. Esimese haridusega samal ajal. USA-s. Ei, aga jaa, nad viitavad mingi üliammustele ja siis ongi, aga nagu sa ei leia neid viiteid mitte kusagilt ülesse ja nagu kõige varajasem. Äkki on arhiivides, mida kõiki raamatuid ei näidatagi kõigile ju. Mida aidid asjad. Mis asja? Kõiki asju ei näidatagi ju lihtrahvale ja see. Ei ongi, kõik mingisugused, mingid, ma ei tea, oli mingi Rooma, mingi tähtis raamatukogu, on ju, kus on nagu enamus asjad ikkagi olemas, siis nagu sealt sa ei leia neid, need on kõik pandud arhiividesse ja netis saad otsida. Jah. Aga neid ei leia, need, mis on mingi 1000 või mingi, ma ei tea, aastal 0 enam-vähem tehtud, pluss-miinus mingi. Äkki need on nagu nii raske arhiveerida. Mis raske? Nagu avalikus internet, kus see on mingi keel on teine, mingi tõlkeid pead panema lihtsalt siis. No peadki jah, aga teistel on tehtud. Ma ei tea. Sükestel. Igatahes. Siis nagu, ja kõige varasemad. Võiks selle kinni panema. Nii. Varasemad. Ühesõnaga kõige varasemad nagu teadlased, mis actually on. Haridus. Mis on nagu actually olemas ja mida saab nagu kasutada viidetena nagu aastast mingi 1700 lõpp või algus. Aga alla 1700, võib-olla 1800 isegi. Ja ütleme 1700. Vanemaid raamatuid ei ole siis või? Nagu jah. Olemas või? Mida? Olemas või? Jah, ei ole. Sa ei saa neid nagu kusagilt. Kui sa tood mulle mingi raamat, mis on nagu 4 sotti vana, on ju. Olemas niimoodi, et ma näen sealt või? Telefonist saan lugeda. Jaa. 1600 on, siis ma võin leida. No okei, võib-olla see, võib-olla selle leiad. Oletame mingi, võtame ikka, noh, aga mis meil öeldud on, meil on mingi, noh, ikkagi mingi ülivanasid raamatuid ka, on ju. No neid kindlalt ei leia. Nagu selles ma võin küll 100% kindel. Peaaegu. Ma ei tea tegelikult ise mitte sittagi. Nägin kuskilt mingit artiklit. Olen mingi Hando ühte artiklit lugenud. Ajaloo suur pettus. Ajaloo pettus. Kõik argumendid olid sellest. Ei, aga see oli nii, seal oli üks asi veel. Ei, mul tuli meelde. Ei, mis mõttes, aga see oli nii. Ei, ma obviously ikka ei tea sittagi, aga mul lihtsalt tulevad meelde asjad, mis seal ei räägitud. Need oli actually suht huvitav. Selles suhtes seal oli veel see, et Link in bio. Link in bio. Sellele, noh, võin panna küll, jah. Endale. See on, ma teen frame, vaata, siis ma näen, kui ma lehvitan, siis siia panen. Igatahes. Seal oli üks asi veel, jah. Mis mul nüüd natuke on meelest läinud selle teise jutuga. Millest ma siis rääkisin? Ajaloo pettus, Hando Tõnumaa mingi uus info, mis sul meelde tuli. See ei olnud siit ei ole. Ei no las ta õudis seal, millest, aga enne seda, võtame siis selle teise otsa, see, et haridusi tundessana Ameerikast. Kui ma midagi mõtlema hakkan, siis jah, seal oli mingi Kreeka värk oli ka vahepeal, mingi Rooma teema. Seal ka midagi pakuti. Mingi näidendeid värki seal. Üks Kreeka, mingi ülivana näidend oli siuke, kus nad tegid mingi paroodiaid, vaata. Siis nad tegid siukse paroodia, et põhimõtteliselt naistel oli ka sõnaõigus. Ja siis nad tegid, et nagu õige naistel oli sõnaõigus, siis lõpuks terve ühiskond varises kokku. Nii savis lihtsalt. Arvad, et sealt tuli või? Mis asi? Varing. Sellest sai alguse, kui see näidend oli või? Ei, sellest ei saanud alguse, aga nagu lõpuks oli. Me oleme siin, paljud on spekuleerinud, nagu, et kunagi vanasti need inimesed olid palju targemad kui meie, vaata.
ehk siis kui nad juba parodeerisid seda, nad olid mingi täitsa vutsis, nagu naisi küll ei saa vaata. Siis nagu meie, ma näen, et meie hakkame nüüd omal ajal varisema küll, jah. Sest et naistel on nagu sõnaõigus antud. Siis olid palju targemad inimesed. Ei no, mõned spekuleerivad nii. Oled ju kuulnud küll, et orjandus. Lapsleiverid. Ei, Jumal oli ühe esimesel kohal. Tulevad, need olid geeniused seal reis. Vot need ütlesid, kurat, naised ei hääleta, kurat, nii peabki olema. ei no, ma ei tea, noh. Suht nice ole. Feministid. Arrange. Kus juures? Seal Vietnamis on ju nii, et nagu täpselt vastupidine nagu meile, et meil on siin nagu nii krüptiline. Täpselt vastupidine nagu meil pump. Mis sa arvad? Spekuleerin. Mõned spekuleerivad. Sa pole lugenud. Ei ole lugenud Vatikani kohta. See on kirjas, aga alla 1600 otsid, neid ei ole. Ära alla 1600 teosid loe, see on mingi Ajaloo pettud. mingi ajalehtedes kleebitud kokku. Oi, plaan. Ja igatahes seal on see, et nagu mehed on pedestaalil hoopis, mitte naised. Nagu noh, tänapäeva ühiskonnas ikka, meil on see simp miim ka praegu asjad, vaata noh. Peab tõdema, et naised mingi seal pedestaalil on, vaata. Nagu neil on see pussy pass ja süüksed asjad. Meestel on see pedestaalil või? Jah. Kuidas? Rohkem õigusi või? Mis sinu asi on? Ma mõtlen, et nagu Siin nussib. Nagu mingiks muust. nagu seda Vatikani Vietnami pidid üldse välja tooma. See ei ole tähtis seal loos. ja, aga kuidas? Ei, nagu selles suhtes mehed kindlasti rooksevad natuke rohkem tussi nimel kui naised. Vietnamis või? Ei, Eestis. Nagu mehed jooksevad rohkem või nagu... ei, hoopis. Ei, nagu Euroopas üldse. Jah, ja läänes nagu. Aga Vietnamis, seal on nagu... ainult seal. Ei no... Kõik ida on ju siuke... Mehed on mingi haiged asjad, mingi pere Venemaaga, vaata. Ja ma arvan, et... Ei no võib-olla sul on õigus, jah. ei, aga... No, okei, ei... Saudis ja vaata, kõik on mingi kuradi haaramid ja ei, see on... Ei, muidugi, ei, absoluutselt, ei, ma ei öelnudki, et nagu ainult seal. Aga ma ütlesin seal lihtsalt, sest et ma selle kohta ma olen mingit lugu kuulnud. Siis nagu... Sellepärast sinna minna tahtsidki. Ei, seda ma sain teada juba siis, kui ma olin otsustanud, ma ei lähe. Seal Palil mingi hostelis olin mingi kommoneerijas ja siis mingi usakas, kes oli mingi 30. Rääkis, et oli elanud seal mingi aasta aega, midagi siukest. Ja siis ta oli siuke väike vend ka. No ma ei tahaks öelda, et nagu beta, aga... Mida? Aga nagu, noh, aru saada, et lääne ühiskonnas oli tal päris raske, ne? Naistega. Ja siis... USA-s. Ja uibleed USA-s. Ja siis ta nagu läks Vietnami ja seal ta ütles mingi täitsa võtsis ja naised jooksid ja mul oli üks õhtu 3 tükki ja kõik tahtsid hotelli tulla ja seal on jah nagu mis seal nagu on? Vastupidi. Selge see. Sellega on nüüd selge. Fun fact. Ma lugesin nüüd artiklit või? Ei ole, ma ütlesin, ma rääkisin ühe sõbraga. Me mõtlesin sõbraga ühe vennaga. USA tüübiga, kes oli käinud seal. Ja tööd teinud. Ta töötas... Kuulame seda pärast. Vaat pole võib-olla. Ei, no jah, võib kuulata. No see oli see, kus mõtlesin igatahes. See ei loe, mis sa mõtled. Vaatad ja tea, mida sa mõtled.
igastahes vastupidi . kuulajad , kes on seda fucking videopilti vaadanud , filmi iPhone'i . täis saab . ei no kui on nice , siis on nice . TikToki panna . täitsa puts oleks nüüd teistpidi filmida ka ja ühe kaameraga . peame järgmine 4 telefoni tooma . üks on helistamiseks ka , 3 filmivad . sa ostad telefoni . ei , ma tahan 330 helistas kõik . Plug phone . ostame Selkust mingi Zenni ka . tundmatu numbri peal . oi , bänger . keri vittu . jaa . oota , mis ta seal , Vietnamis ta töötas nagu , tal ei olnud mingit pabereid ega midagi , siis ta läks lihtsalt inglise keelt sinna õpetama . ja noh , muidu tegelikult läheb sul pabereid vaja , aga tal mitte . no ta oli USA-st , vaata . ta läks ilma . ja sa saad seal siis ta oli nagu pedestaalil . jah , sa saad mingites nagu mingi laste nagu mingi Huviring. erikoolides Huviring. huviring kind of jah . nagu see , kuhu lapsevanemad oma lapsed peale mingi kooli viivad ja õpige inglise keelt , vaata onju . tegelikult nad lihtsalt tahavad lastest nahku saada ja nagu minna keppima köögilaua peal onju . vaba maja , nice . noh , peale tööd ka täpselt onju . tead küll ? ma ei tea . ei no loogiline . ja pluss see on siuke rikaste värk ka vaata . ja seal ongi siis sa saad lihtsalt öelda vaata oma mingi sõpradele , ta käib seal , õpib inglise keelt . kõik on mingi , sa oled ikka Aristot ka . ja siis , ja ta ütles , et põhimõtteliselt et lapsed tuuakse talle klassiruumi ja siis need venadest räägivad terve aeg juttu ja ta mingi seletab seal , räägib mingi oma kava ja oli rahulik on kõik ja . Nad oskavad inglise keelt siis juba . aa , ei , need ei mitte munnigi aru . vend räägib nüüd see vene pool vastu tšing-tšong . ja ongi jah . nii ta rääkiski täpselt . ta ütles , et ta põhimõtteliselt ei pea sittagi seal tegema üldse . siis ta räägib inglise keeles , vend läheb koju , no räägime siis inglise aga ta ei keeles . pea , nagu jah , aga ta ei pea isegi midagi rääkima seal , sest nagu ühtegi lapsevanemat ei ole , lapsevanemad teevad ka kõik , et see on mingi täielik bullshit . Nad ju teavad , et nende laps ei oska sõnagi inglise keelt . ja siis jah , ta lihtsalt tiksub seal . lapsehoidja või ? mida ? lapsehoidja või ? Kind of jah . aga klassiruumis . veel parem . ei pea mängima . ei pea sittagi tegema . ja siis elas ära sellega seal . suht naisilt isegi . ma ei kõrval isegi . palju ta pani umbes kõrval ? 6 , mis ta rääkis mulle . noh , polnud midagi väga palju . 500 euri . aga nagu Vietnamis elada ka veel . lihtsalt käid mingi pool aastat ära . Fun . Fun . odavalt elad . mida ? elad odavalt ka jah . ja ei , absoluutselt . no ma räägin , sellepärast saadki kõrvale panna . ja jah , võid ju mingi muu side hustle'i ka teha ja Lähed ka või ? mina või ? vabalt mingi hetk võin minna . vaata , mis toimub . ei , ma ei tea , ei mulle meeldis see Aussi ja Pallidepp ja ma kindlasti lähen kunagi reisimisele kuhugi . see nagu USA tüüp tuleb , see on nice , see nagu siis Kuna? mingi , mida , raamatuid müüme või ? piiblit . siis teeme selle ära ja siis selle nagu võib-olla mingi aastaks see tiksub siin ja kuidas kunagi . läheb vaatama mujale . mulle meeldib selline mingi vabadus või paigal ei meeldi olla . jah . liikudes kuidagi ma tunnen , et ma arenen . ta elu õpetab . jah , midagi siukest . mis siis ? vaata , mis kell on . vaatan . 20:53 . nüüd ette . jäin pudeli tühjaks . kui sa seda neelamise asja lõpuni ei tee ja hoiad nagu 3/4 peal põhimõtteliselt seda , nagu ei tee seda full solo't , siis ta jääb nagu lahti . siis sa pead lihtsalt kallutada , aga sa pead selle nagu , selle tunde nagu ära handle ima . ma olen kursis jah . proovime või ? ma arvan , et
ma lihtsalt läkastan täis ennast. upun ära. Mis värk on siis? Mis tegi teile? Tööd. Mina käisin veel Tinder date'il. Räägi sellest lähemalt. Räägime tema loo ka ära või? Kes ta on? No lihtsalt oli veebikaamera loo. Me peame nimesi nimetama. Lähme siis igaks ütleme, mis koolis ka käis. Ei, selles suhtes. Ühesõnaga TTG-s. TTG-s jah. Oli üks siuke tšikk, et Indra. jaa. Palmas. Siis talle meeldis üks natuke jõukamast perest poiss. Ütleme nii, et Hesburgeri omaniku poeg. Jaa, soomlased raisk. Tema nimi oli Jarno. Jari. Jari-Mati. Jari-Mati oli ta jah. Full nimi. Ja ta oli see tüdruk Triin. Irleen. Irleen oli ma ei vitsi, ma olen Triiniga Irleen. Triin kuradi Triin oli nõus kõike Jari armastuse nimel tegema. Ja ühel päeval pakkus Jari välja, et kui sa muga aega tahad veeta, siis teeme Skype'i ja sa paned webcami tööle. Triin teadis, et see on viga. Teadis. Triin teadis, et see on võimalus võita Jarno usaldus. Jah, tähelepanu. Ja siis Ta panigi. ja ta panigi tööle ja Jari oli samal ajal sõpradega Helsingis temakal. ja, Viiekesi ühel pool kaamerat. viiekesi. Teised sõbrad peitsid ennast niimoodi freimist välja. Võib-olla isegi peitnud. Võib-olla isegi peitnud. Ja seda tegelikult ma ei tea. Ja siis Jari ütles, et noh, mis eile tegid. Ja siis Rits hakkas seletama midagi. Juba ei kuulanud. Ja Kõlarid olid mute peal. ja ta ütles, et mis puits plärtsud ja võta püksikud ära ja hakka näppu panema. Ja Nii ta tegi. ja nii ta tegi. Ja nii see oli. Ja aga nagu huvitav, kas ta tuli ka või? Ma ei tea, 12 aastat. Ma ei tea naise mingi anatoomiast nii palju, et ei nagu spekuleerida. Jari oleks raudselt tulema pannud. Jari, ma arvan, tuli ise. Ta veits moonutanud seda juttu. Endal oli ka riist väljas. Kõigil oli. Rock hard, kuna obviously on mingi vittu mingi webcam istab. Oh my god, ja kindlasti kõigil oli kõva. Obviously. Mida üttu? 5 pere. Seda ma küsin kindlalt. Ta hakkab valetama. Raudselt oli, peab olema. Jaa. Okei, ühesõnaga, ma ei tea, see oli suht vulgaarne osa. Ühesõnaga, ma käisin Tinder date'il. Nii. Tegelikult ma tahtsin käinud seda lugu rääkida. Tinder date'il Jariga. Jaa. Aga me ei tunne seda Jari. Redditist lugesin. Tegelikult polnud isegi Eestis. Mida? Tegelikult polnud isegi Eestis. Ja sul on üldse Grindr. Mis Grindr? Mitte Tinder. Jaa. Grindr on Eestis, eks ju? Ma usun küll. Tõmbada. Täitsa putsis. See on mehe teinud, eks ju? Äkki sealt saab raha teenida? See on mehe teinud, eks ju? Jah. Obviously, ma arvan. Proovime. Äkki ma saan seal ka pihku peksmisest raha küsida? Teeme täna pulli pärast. No teeme. Vaatame, mis juhtub. Pärnus ei ole Grindrit. Aga ma kujutan ette, et Eestis vaata ikkagi siuke teema, et vennad teevad Grinderi, siis ütlevad mingi, ma tahan su riista, ja siis kui see teine vend kohale tuleb, siis on hoopis mingi 5 Pärnu ossi ja peksavad sind peemi ukse vahel lihtsalt.
ma ei usu, ma arvan, et see on küll ju, vaata selle mingi, nende tutvussaadetega tegid samamoodi, vaata see, kus see mingi transa oli, vaata öösel, vaata need, mis iganes kanal 6 pealt või 11 pealt tuleb see õhtusaade. Mis selle nimi on? ma ei tea. Karmen oli seal. Karmen. Vallatud tissid. Vallatud tissid, jah. No see saade, seal ju nad tegid niimoodi, et kirjutasid sinna, olen mingi gei järvamalt, otsin mingi kaaslast. Hoopis need vennad, kes lihtsalt, mis asja, pereks gei oma mees. Lilla ise ei kirjutaks nii. Jah. Nii et jah. Või sa arvad, et see oligi niimoodi, jah? Ootasid, jah? Aga nagu ei tea täpselt. Spekuleerida. Jah, ma spekuleerin. Oi, pleen. Sest ma nagu tahtsin neile kirjutada, ma ei julgenud. Mõtlesin, et saan peksa. Mis mõtlesin siis enda pääsu? Ei, tegelikult see oli mingi venna pitt. Sander õiguse. Ma eeldan. Oli hea või? Mida? Oli hea pitt või? Oli seda? Ta nagu rääkis ka samadest pointidest. Nagu, ma ei usu, et ta nalja tegi. Ma arvan, et ta arvab ka samamoodi. Vot. No siis on nii. Aga me teeme ikka Grinderi ja vaatame, mis juhtub. No obviously teeme. Äkki see on naisi ka tulnud. Ei saa ju. Äkki see on mingid piid, vaata. Oota, aga läheksid kohal ka? Jesus fucking Christ. Ma ei tea, kas ma võin seda lindistada ja siis pärast kuhugi üles laadida. Ei või või? Kui sa ütled nagu lõpus mingi, et hea sõna saad, siis või. Kas ma võin seda materjali kasutada? See on mingi full disrespect sellele venna. Ei no ma saan aru, aga nagu ma ei nägu ei näita. Ju. Kus tordi hääl ka ära. Oma viga, kui ta alguses oma nime ütleb. Pikuke Põrnust. Ei, aga põhimõtteliselt võime ära teha küll, jah. Jah. Vaatame, mis see Grindr teit endast kujutab. See on perse. Ma arvan, need on küll, mina arvan, Tallinnas on küll suht robustne see case siin. Ma oleks kõige kaugemale nõus minema. Grinderis siin. Grinderis kene on niimoodi, et nad kirjutavad ja siis läheb kohe asjatamiseks. Tegelikult vist küll, jah. See on mingi haige, siis ei pea... No, teeme siis nii. See on ka huvitav, kui kohe lähetakse ja kirjutatakse, et lähme nikuma. Mehed, vaata, kõik mingi... No lähme, või? Ma ei armastus siit tegelikult. Loh ei ole. Ta on head riista, jah. Näe. Aga äkki on vaata mingid suured karud, vaata. 50-sed, vaata. Bottomid. Nõus maksma ka, vaata, ikkagi. Et paned nende ees pihku. Noh, see on nagu tehtav, vaata. Seda on varem olnud. Seda on varem ka teinud. 50-100 euro eest. Vaata, kui palju Pärnus on üldse julgelt homoseksuaalseid inimesi. Jah. Väike linn Pärnu. No... Grindel on ka Eesti, ma ei tea. Samas Ain spekuleerin. Sindis on ka rahvast. Sindis on kindlasti. Kernu pole ka kaus. Suvi näeka. Ei no, jah. Huvitav, kes nagu see aasta tuleb neid kuradi neegreid ka siis anda rohkem. Miks? Mis on? Miks neid peaks rohkem tulema? Kuradi... Meil tahtis vist neeger öelda. Iga aasta kurat aina rohkem neid. Kes see neid laseb? Nee, safe. Kõik on chill. Normid ennad. Teen veel või? Mida? Podcast. No podcast on selle kohta veel väga hästi öeldud. See on mäuks. Jah, ei ma ei tea, ma ei jaksa väga enam rääkida. Noh, siis on nii. Kuule, jah, tõmbame otsad kokku. Joone alla. Ja see oli siis, pudel ka kukkus siin lõpus. No, järgmise korrani. Tu-tu-tu-tu-tu. I love this shit, man. I love No, this shit, okay. yeah.
Mayday, mayday, I think I'm leaving my heyday. Had 3 threesomes with Rita Ora, that shit was so crazy. Waking up in Vegas with no money, doing the nay-nay. My girl from the valley in Cali thinks she's a daily. She's talking foo-foo for gazing. Now we out in the bay. Hold tight, my nigga from Oakland, Locksmith, Kalani, and Dave. Yo, in Atlanta. Take a Zanny and lay. I'm with my wave driving bedside, but from a Brixton estate. I'm loving my mother, sister more than I love myself. I was never one of these brothers who's destined for wealth. I complicated quantum physics, doing well for myself. Because mama, I'ma make you proud. People I love, the people I love. I'ma hustle hard for the people I love. I'ma do me for the people I love. The people I love, the people. Press play, fast forward, non-stop, we have a beaten path before us. Press play, fast forward, non-stop, we have a beaten path before us. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love? If unconditional love from your friends and family is at a minimal, then half the shit I said on the first verse is immaterial. The fact that I am still alive is like a miracle. This is for my niggas getting by, yeah. Motherfuck it, I know what it is. You dedicated your whole life to raising 2 wonderful kids. I said, father, fuck it, I know what it is. You a selfish motherfucker and never gave a shit, but that's okay, no. Now I'm in New York City, I'm listening to Mano. Sleeping on a futon in Miami, so I lay low with my nigga Pedro. Hey yo, mama, I'ma make you proud. People I love, the people I love. I'ma hustle hard for the people I love.